Jalad ära võtta ja siis saab vaadata, mis siin on. Ruudi mängib. Sõidame! Meri. Seal oli Rookülal, läheme Ettenmaa poole. Nii rahulik kõik, vaata, hea soe. Siin pingi peal pole ammu istutud. On ka Rukkirauna. Jäätse söömine praamis. Kuga näita oma nägu. Ja, kuudi ka. Praamisõit tehtud. Olime natuke mänguväljakul ka. Täitsa põnev oli. Aga seal oli lapsi päris palju. Ja mis mind kõige rohkem üllatus praamisõit. See on kohalik buss, mis tuleb praamile vastu või? Arvatavasti jah. Ja... Vabandust, ma segasin. Ja. Aga mis mind ennast kõige rohkem üllatus oli see, et praam kõigutas jubedalt. Ma ei tea, kas see on nagu nende uute praamitüüpide asi. Vanast, ma ei tea, vanast ei kiigutanud nii palju. Kuid on ikka peal, eks ju? Jaa, on peal. Ei ole kedagi maha unustanud. Hiiumaal on ka elektripaneelid katusel. Väga moodne neist. Siin on siis Kivi-Jüri, viimaseid päevi. Kivi-Jüri! Tulime Tartust ära Vika maa ja mitte kuskil polnud teetöid. Ja siis nüüd keset Hiiumaad on jäänud 7 kilomeetrit. Hiiumaa on selline soe maa ikkagi võrreldes Mandri-Eestiga. Mis siis tähendab seda, et siin kasvavad isegi üksteist nagu Kreeka pähklid. Siin on suur Kreeka pähklipuu. Suht kiiresti kasvab, vanas on mingi üle mitte üle 10 aasta igal juhul. Ja kui soojad suved on, siis ta viskab nagu üle meetri otsi. Kasv, aga kui on külmad suved, siis viskab vähem. Päris hästi kasvab, talvel külm pole ära võtnud. Ja siis need on Kreeka pähklid. Näevad välja teistsugused kui poes. Näevad nende Mandžuuria pähklite moodi välja, mida ma olen puu otsas varem näinud. Aga ei õnnek ka, et kui ära kuivavad, siis koor tuleb pealt ära ja siis talt tuleb selline krobeline asi. Ja sellel ühel puul on peal, siin on 2 puud muidu. Et teisel puul ei ole peal. Et äkki kasvuvärk, et siit on näha, et siit on algus ja siiamaani see suvi kasvanud, see on nagu 70 cm kasvab veel. Kassari poole vaatame, käime tuuletornis ja võib-olla kuskil mujal veel. Käinas on uus Konsum, pidime seda vaatama, peaks pidime vaatama tuuletorni. Tuli välja, et mõlemad on täiesti kõrvuti, siis siin juures, ma ei tea miks, aga nad on see kuristiku teinud. Hiiumaal pole ühtegi teist nii sügavat auku. Siin on nagu spetsiaalselt tehtud tee ja tee kõrval on tehtud kuristik. Et siin on hea autoga sisse sõita. Väga põnev. Ei tagurdada. Siin on äkki silt ka kirjas, millega tegemist on. Nii. Haldtrenn. Ühte head auku ei saa lasta. Nüüd me lähme tuuletorni. Täna on tuuline ilm ka, tuuletornile kohane. Baltimaade kõrgem ronimissein. Kõik. Kell. Meri annab tagasi. Siin on mäng, kuidas see töötab. Vaata, kas teed ära ka? Tead, mis sellega tehakse? Viskame vee välja paadist. Näed, et üks kala tuleb. Näed, see mootor ka liigub. Näed. Need on päris suured jalanõud. Hülgenahk. Naljakas. Siin on Hiiumaa lõhnad. Ütleme nii, et päris äratuntavad.
eriti kadakalaastudest ja nii, siin toas peaks nüüd käima ja nüüd peaksid vajutama nuppu ja nüüd saab teada, mis tunne on tormis olla. Siin on siis ranijad ka nüüd juba. Ükski korralik muuseum ei saa läbi ilma kunstinäituse nurgata, kus on nagu hästi palju pilte ja hästi palju kujusid. See on see, et vaata selle hiiukeelse sõna edeväärtusu egast kablatäiend. See õige vastus. Näed, vaata, siin on leiba ja saia ja päris hästi arvelaud ja siin ei saa hoogu teha. 3. korrus on tühi korrus. Mingit inimeste juttu sai kuulata, kes rääkisid oma elust ja muidu nagu ei toimunud midagi. Võtame alla ka. Ma tulen ka välja. Tuuletorni kõige tuulisem korrus. Sa küsid, ei, ma ei roni sinna. Ja kas ma siis ragude vahelt käin välja ka? Võtte näeb. Hugo, kas me käime üleval ka? Näed, siin läheb kõrgele. Kas sa näed nüüd? Näed, vaata ju kaugele siit näeb. Et kas sa näed ruudid ka? Teed näed ruudid, Hugo? Ma olen hea kakkusele. Hea. Ma tõstan, näed, vaata, siin on tuulehaug. Ma tõstan Hugo korraks sülle ja siis tuleme alla tagasi. Nii, vaata, näed, kui kõrgele siit näeb. Näed, kui kaugele siit näeb. Lehvita. Ja tuuletornis käidud, nüüd muidugi mõista mänguväljakule. Ja tundub, et Hugo, mitte Hugo, Rudi tahab nüüd igal pool saada kiikuma, nii et me kiigume natuke. Tundub, et praam tuli juba sisse. On alati näha, et kui praam tuleb, siis autod tulevad ja see rivipüsk kestab Kärdlani välja. Ta päris kaugele juba jõudnud ka, et siit oli mingi 13 kiltsa. Et Kärdlas on ka, et kui sa Kärdlast vaatad 20 mintse peale praami väljumist aknast välja, siis sa näed, kuidas autod rivi tuleb. Siin on nüüd küsimus, miks see tee vaata siin sükest jõnksu teeb, et keerab vasakule ja kohe paremale. Et miks ta ei ole nagu otse tehtud, siin ei olnud tundu nagu mitte midagi olevat. Ja siin on väga lihtne põhjus selleks. Kirik? Ei, mitte midagi nii labast. Muidugi mõista oli siit parematki, et kartuli põld aastal 92 ja sellest ei saanud läbi teha. Võib-olla jah, aga nüüd on kartuli poolt läinud ja seal omanik on ka läinud ammu, et jaa. Nii. Ongi teine laev hoopis ju. Laetakse peale viimaseid autosid. Esmaspäeva hommikul paberite järgi olid kõik välja müüdud, aga tundub, et praam on tegelikult suht pool tühi. Huvitav, kas siin on niimoodi, et suured autod nagu vaevad 10 auto eest või midagi? Päris mitmeest tulevad, jah. Et ruumi... Liinimeetrid. Okei, mis see tähendab, et... Ma ei tea, sõidaauto mingi 6 liinimeetrit vist. Okei, siis ma mõtlen, et ta on 3 korda pikem ja samas ta on 10 korda raskem, et kui nad peavad mingit... Ja ta on laiem ka. Laiem ka, okei, kas see mõjutab ka või? Muidugi, vaata siin on punased ja kollased jooned. Okei, nüüd ma näen jah, et... Sa 3 rektatust kõrvuti panna, sõidaautos saab 4. Okei. Veel 2 rektat kõrvuti. Rukkirahu. Ei ole rukkirahu või? See tähendab seda, et 15 minutit mandrini. Kuidas sulle meeldis praamiga sõita, Hugo? Väga hästi. Läänemaal on siis sellised valgustid igal pool bussipeatuste juures. Päikesepatereiga kohalik. Just mõtte, kui lahe üldse pole juhet vaja.